Nüüd on meil tulemas Rahandusministeeriumi infotehnoloogia keskuse isetekkeline õpikogukond ja Ragnar Hark haarab lavalauad. Ragnar, kuidas sa tunned pärast nüüd Kadi etteastet, et kas juba süda puperdab sees? Noh, ütleme nii, et minu ettekanne tegelikult seda AI sukest entusiasmi ka natukene katab, sest et meil on selle, ma räägin kogukondadest natukene üldisemalt, aga AI selline alamdomeen on meil olemas meie AI kogukondades ka, kes siis tegeleb tegelikult üsna sarnase asjaga, mida Kadi kirjeldas, kuigi natukene rohkem, ütleme, arenduse spetsiifiline on meil, aga samamoodi me katsetame ja pokime ja see on selline, ütleme, kus inimesed saavad vabas vormis katsetada, et keegi, kes on mingi kogemuse kunagi kuskil juba läbi teinud, jagab seda teistega, siis ütleme siukses nagu koos tegemises tekib selline sünergia. Pluss veel see ka, et reaalseid asju saab alati katsetada, mitte et sa lihtsalt ei proovi mingid asja proovimise pärast, vaid sa üritadki reaalselt ülesannet lahendada sellega näiteks. Kas sa soovid jagada ekraani, kuidas sul tehniliselt on? Ja, ma jagan ekraani ka, see oli jah, väike sissivaatus, ma kohe jagan ekraani, et mul on esitus ka, nii kohe üks hetk. Niimoodi, share. Me näeme praegu esineja vaadet, sa saad vist vahetuse teha. Nüüd näeme õiget, jah? Jah, seda ma täpselt tajusin ise ka. Ma panen selle omal siin nüüd teises monitoris. Vahest jääb meelde, vahest ei jää meelde see settingu muudatus, mis tehtud on. Seekord jäänud, aga pole hullu. Nii. Ehk siis kogukonnad ettevõtetes. Mina olen siis, nagu juba tutvustati, Rahandusministeeriumi IT-keskuse tehnoloogiajuht ja kes kindlasti teist on kokku puutunud tuludeklaratsiooni täitmisega, et see on üks teenus, mida me pakume, et lihtsalt ühesõnaga, et tekiks see kontekst RMIT ja siis kodaniku vahel. Aga täna ma siis natuke räägin, miks kogukonda üldse vaja on, mis eesmärki see kogukond täidab, mis aitab seda aktiivsena hoida ja mis aitas seda luua. Ja pärast on ka küsimused. Nii. Kogukonnad, siin on küll jutt, eks ole, isetekkelisest, meil ta isetekkeline ei ole. Meil oli teadlik valik oli kogukond luua, sest et organisatsioonis toimus kultuuriline muudatus, kus me siis liikusime üle sellisest klassikalisest projektipõhisest organisatsioonist natukene agiilsemaks ja selliseks siis teenusepõhiseks organisatsiooniks. Ja see omakorda tähendab seda, et on vaja läbi viia mõtteviisi muutus. Et ei piisa ainult lihtsalt mingisuguste protsesside ringi disainimisest, aga vaja on ka mõtteviisi nagu ütleme kardinaalset muutust. Ja mis on põhiline väljakutse sellise organisatsioonilise muudatuse puhul ongi see, et kui sul on selline vanakooli setup, siis seal on sul selline silostunud kuningriigid. Ma siin paremat sõna ei leidnud, aga ma arvan, et see on arusaadav. Eks sul on asutuse sees on tekkinud sellised omamoodi kuningriigid. Üks tegeleb näiteks võrgu süsteemidega, teine tegeleb arhitektuuriga, kolmas tegeleb andmebaasidega ja nii edasi. Ja nad omavahel tegelikult väga ei suhtle. Ehk siis nad tegelikult läbi Jira piletite suhtlevad üksteisega ja väga palju sellist otse kontaktiga teadmiste jagamist seal ei toimu. Aga nüüd, et teenusepõhiseks muutuda, selleks on vaja just, et kaoks ära need silod ja tekiks selline otse suhtlus tiimide vahel. Aga see tähendab seda, et kuidagimoodi peab see asi olema siis ka üles ehitatud selliselt, et see saaks toimida. Ja siin tuleb põhiline kandev konstruktsioon on seal see, et sul on iga tiim, kes siis oma teenusest vastutab. Ja ta vastutab kogu elutsükli jooksul selle teenuse eest. Ehk siis, kui vanasti oli niimoodi, et sul oli üks konkreetne ülesanne, oli väiksel sellel kuningriigil
siis nüüd on niimoodi, et on tiimil on ühesõnaga teenus, mille eest ta vastutab ja ta vastutab kogu elutsükli jooksul. Planeerimise eest, opereerimise eest, utiliseerimise eest ja uue ühesõnaga arenduse eest. Aga see tähendab seda, et need tiimid peavad üksteisest tegelikult päris palju teadma. Ja nüüd see kogukond tegelikult aitabki sellel teoks saada. Ehk siis kogukond tegelikult ühendab need tiimid ja need tiimid õpivad siis üksteisega suhtlema. Ja see ühesõnaga aitab sellest silostunud ühesõnaga niisugusest setupist üle saada. Niimoodi ja kuidas see siis töötab? Ehk siis kogukond koosneb alamdomeenidest. Alamdomeenid on need samad, mis ma siin ennem üles loetlesin, sellised ütleme siis kas tehnoloogiapõhised või siis ka äripõhised, sellised eraldiseisvad väiksed tiimid ja et see tööle saada, selleks peaks olema siis kogukonnal eestvedaja, kes kogu selle asja koos hoiab seda ja alamdomeenidel peavad olema eestvedajad. Et see on väga oluline, et meil esialgu oligi probleem, et selleks, et seda korralikult tööle saada, siis me ei leidnud kohe alguses kõikidele nende alamdomeenidele eestvedajad, kes tegelikult päriselt oleks seda teemat vallanud praktilisel tasemel. Et siin on väga oluline see, et see eestvedaja seda teemat valdab praktilisel tasemel, mitte ainult teoorias, sest et tal peab tekkima see usaldus, et kui ta mingisugust konkreetset ülesannet lahendab ja seda ka teistele seal kogukonnas presenteerib ja seda diskussiooni üritab niimoodi elus hoida, siis tal peab olema mingi autoriteet ja ta peab tegelikult seda nagu valdama. Aga nagu ma siin enne ütlesin, et teenusepõhises tiimis tiim vastutab kogu elutsükli eest, siis tähendab, et enam ei piisa sellest, et ta teab ainult oma sellest domeenist väga täpselt. Ta peab ka neid teisi domeene nendest teadma vähemalt sellisel, ütleme, kesktasemel. Et siis on võimalik seda koostööd teha ja et see koostöö korralikult töötaks, selleks ongi vaja printsiibid kokku leppida. Printsiibid on natukene võib-olla liiga tehniline termin, et ma seda siin ei hakka tehniliselt lahti kirjeldama, aga see tähendab seda, et need tiimid lepivad omavahel kokku sellised nagu raamid või ütleme sellised nagu kokkulepped või juhtnöörid, milles kinni peetakse. Ja need on läbi selle kogukonna kõigile kättesaadavad. Ehk siis see dokumentatsioon on ka seal kenasti kirjeldatud, et kõik need alamdomeenis olevad inimesed, kes on, need saavad väga hästi aru, mismoodi, millist printsiipi me järgime, et mingit teenust siis tööl hoida. Ja ühesõnaga, et teda aktiivsena hoida, selleks ongi vajalikud tegelikult regulaarsed kokkusaamised. Meil on asutuse sees neid domeene on 9 ja siis miitingud toimivad iga nädal, et iga nädal on üldmiiting, et selle kogukonna juht olen ma ise. Mina ühesõnaga siis panen kokku agenda nendest teemadest ja iga siis alamdomeeni eestvedaja vastutab oma alamdomeeni eest ning samuti võib siis neid töötubasid kokku kutsuda vastavalt siis vajadusele. Ja samuti me kaasame ka välised külalisi, ehk välised külalised on väga olulised, sest et paljud süsteemid, kui me räägime siin avalikus sektoris IT-süsteemidest, siis tegelikult nad haakuvad üle IT-majade, et ei ole ainult RMIT-i teenus, vaid tegelikult näiteks autentimisteenus tuleb RIA-st ja nii edasi, et need asjad ühesõnaga, et need printsiibid ei oleks mitte ainult ühe IT-maja põhised, et need tegelikult oleks ka laiemalt tutvustatud, siis me kaasame aeg-ajalt välised külalisi teistest IT-majadest, kes siis ühesõnaga oma kogukondasid tutvustavad või siis oma ühesõnaga mingisuguseid ülesandeid, mida nad on läbi kogukonna siis praktikas ellu viinud. Et viimane kord siin meil ongi just seesama AI teema, mis nüüd väga kuum on, ehk siis meil on just käimas teise IT-majaga selline koostööprojekt, kus me siis proovime arendada tarkvara kasutades AI-d, aga siis mitte niimoodi, et me tellime välistelt partneritelt koodi, vaid tegelikult tellime ainult analüüsi ja koodi siis genereerime AI-ga ise. Ja mis aitas kogukonda luua, siin tegelikult natukene ma siin juba seda välja tõin, et meil on vajadus on kvaliteedihüppe teha ja asju automatiseerida. Et kui sul on see silodes
on infovahetus väga selline, ütleme, mitte kiire, ja kohati kipuvad nad sinna kahe selle silotorni vahele kukkuma need teemad, et siis see ühesõnaga ei vii edasi. Et selleks, et saaks kvaliteeti tagada ja agiilsust tagada, selleks ongi vaja see kogukond luua. Ja juhtkonna toetus on väga oluline, sest et alati mingisuguse sellise suure muudatuse või ütleme kultuurilise muudatuse puhul peab arvestama sellega, et tekib selline vastutöötamine ka sellele. Sellepärast, et tegelikult inimene ei taha ühesõnaga oma loomult väga muutuda. Ja kui ta täpselt ei tea, mis on see eesmärk, kuidas teda kaasatakse, et siis võib sihuke segadus tekkida. Ja võib-olla mõnele see ei sobigi. Et ma olen tegelikult seda sama teekonda ka kahes eelmises töökohas, kus ma olen töötanud, läbi viinud ja oma kogemused võin öelda, et kui öeldakse, et kui sa ühesõnaga liigud üle teenusepõhisele mudelile, et siis 10–30% ühesõnaga võib juhtuda, et inimesi vahetab sellepärast tööd, et nendel lihtsalt see uus mudel ei sobi. Aga et seda ühesõnaga minimeerida, selleks ongi juhtkonna toetus väga oluline. Ja see on minu poolt kõik, et küsimused, kui neil on kellelgi. Võtame need 10–30%, kes töökohta vahetavad. Sa nüüd oled sarnast protsessi teinud kahes varasemas asutuses ja selles ka, et mis siis lisaks juhtkonna toetusele on võti, et kuidagi ühtselt liikuma saada ja et sul need osalised tunnevad, et jah, see on hea ajakasutus ja see on hea viis ja niimoodi, mis kuidagi aitab nagu nende silorahva nagu ühte punti tuua? See kogukond tegelikult aitabki, ehk siis mis on oluline? Oluline on see sõnum oleks selline ühesõnaga selge ja et inimesed, kes võib-olla nad ei taha ühesõnaga asja automatiseeritult teha, vaid tahavad käsitsi edasi teha, et nad tajuks, et tegelikult ühesõnaga mõne võib tekkida hirm, et okei, ma ei oska automaatikat, ma ei ole sellega tegelenud, ma olen käsitsi teinud, et kui me nüüd hakkame automaatikat kasutama, siis mind pole vaja enam. Ja siis ta tunneb ennast nagu ohukell läheb põlema. Aga kui talle kenasti ära seletada, et tegelikult ühesõnaga nüüd on sul lihtsalt teine ülesanne, et nüüd sinu ülesanne ei ole neid asju käsitsi teha, vaid seda sama automaatikat, see automaatika ühesõnaga realiseerida ja need asjad automaatselt teha, et see juhtuks. Lihtsalt sama ajaühiku sees me suudame rohkem ja kvaliteetsemalt teha ja see inimene, kes ennast nagu ütleme ohustatuna tundis, ta tegelikult tajub, et näed, et ma saab sellise positiivse tagasisidet, et näed, õppisin uue skilli omale selgeks. Nüüd mul on ühesõnaga tööturul palju rohkem šanssi ühesõnaga paremat pakkumist saada ja ühesõnaga näeb seda tulemust ka, et varem ma tegin kuu aega, tegin võib-olla ühesõnaga 10 ühikut, aga nüüd ma teen nädalaga, teen sama palju. Et see oluline on see sõnum, et see oleks selge. Ja et inimene saaks aru, et tegelikult tema ühesõnaga, ta lihtsalt peab teist asja natukene juurde õppima ja seda asja natukene teise nurgalt vaatama. Meil on küsimus Kadrilt, palun. Ja mul ei ole tegelikult küsimus, kuna mina olen Ermiti personalitiimis koolitusjuht, siis ma tahtsin natuke täiendada Ragnarit, et ta ütles, et ei ole nagu isetekkeline kogukond. Jah, sinu vaatest, Ragnar, ta ei ole, aga kui üldiselt nagu eeldatakse, et inimeste arendamisega tegeleb personalitiim või koolitusjuht, eks ju, siis minu vaates see on täiesti isetekkeline kogukond ja nad ise leidsid selle viisi, kuidas päriselt iga nädal koos käia, päriselt nad reaalseid ülesandeid lahendades õpivad koos. Et selles mõttes see on minu meelest küll ehe näide isetekkelisest kogukonnast, et mina sain sellest teada üldsegi hiljem, et selline asi toimib, et see ei ole kuidagi nagu koolituste nime all nii-öelda korraldatud, inimesed ise õpivad ja see ongi kõige tähtsam. Kadri, kas seda on võimalik soodustada ka isetekkelisust või see peabki ise tekkima? Peabki neil nagu olema nii palju juba vastik, et nüüd on vaja muuta ja teha ja nüüd me ise teeme. Ei saa soodustada või saab? Mina arvan, et ikkagi see sisemine motivatsioon on see, mis seda käivitab ja see päris vajadus, et selles mõttes ikkagi ta peab olema isetekkeline. Seda küll saab toetada vajadusel, eks. Aga kui otsida nagu sellist ideaalset varianti, siis täna mina ütleks, et selline isetekkeline on ikkagi kõige toimivam ja pikaajaliselt. Ragnar, kaua te olete koos käinud? Me oleme käinud koos 1,5 aastat.
et silod on ära sulatatud? Silodest me oleme saanud kenasti üle ja me oleme muutusi palju teinud. Ehk siis alguses me tegime neid domeene, tegime natuke liiga palju. Siis me tõmbasime neid kokku ja nüüd me oleme ütleme 5 ja 9 vahel oleme saanud need asjad liikuma. Ja nüüd on välja kujunenud ka sellised eestvedajad, et vanasti meil oli väike väljakutse see, et me vahetasime neid eestvedajad palju, sellepärast et tihtipeale kas ei sobinud see roll või siis inimene ei tahtnud ise, aga nüüd meil on need paika loksunud. Ehk siis jah, nüüd ta töötab.